Nonii, tere jälle. Maila müstilisest maailmast olen. Nii, järg on meil siis jõudnud tavaliselt kõige esimesteni, aga täna siis kõige viimasteni. Jaanuarikuus sündinud. Mida toob juulikuu jaanuarikuus sündinutele? Nii, et vaatame siis, mida siis toob. Opa, üks kaart hüppas välja. Vaatame kohe, siia on vaja teist kaarti juurde. Sellepärast, et see kaart võib tähendada mitut tähendust. Kõik oleneb sellest, mis kaart asetseb tema kõrval. Opsti, vaata. Hüppavad välja kaardid, siis ruttavad. Järelikult need tuleb siia lauda võtta. Nii. Oi, teil tuleb tore kuu. Nii. Nõnda. Niimoodi. Turvatunde tagasi saamine. Kui mingil ajal on olnud natukene sellist eraldumist, erakuelu ja üksilduse tunnet ja natukene sellist depressiooni või stressamist, siis isegi selle tervise poole pealt võiks isegi öelda, siis nüüd tuleb selline turvatunne tagasi ja teil näitab tervise paranemist niimoodi, et kellel on siis tervisega seotud mingeid muresid olnud, need näitab paranemise poole, näitab täiesti lahenemist. Niimoodi, siis sõbrad teie ümber on, keda te saate usaldada, siis meestel on eriti selline kuu, kus mina ütlen teile kõik, kes te üldse mehed siin kuulate, arvatavasti on teid väga vähe, sest tavaliselt on see ikka rohkem selline naiste teema, aga naised ka võite, kui te kuulate, siis oma jaanuarikuus sündinud meestele soovitage, et las võtavad lotot või midagi. Ühesõnaga, meestel on väga hea selline õnnelik seis lotovõitudeks ja üleüldiselt igasuguse sellise edukate asjade jaoks. Siis näitab, naistele muidugi on ka hea, edukad mehed kõrval väga, kujutan ette, et väga armas ja mõnus olemine on. Niimoodi, et hoidke siis oma mehekesi ja aidake siis neil siis, nagu öeldakse, et iga eduka mehe taga on tuuli naine või edukas naine või niimoodi, et ega ta ju niimoodi on, et naine annab oma armastuse ja mees materialiseerib. Ja siis sellest ju on välja lugeda, et kui tavaliselt ikka, kui on edukad mehed, siis nende naised neid väga hoiavad ja armastavad ka. Nii, aga naine saab meest armastada hoida ju sellisel juhul, kui mees teeb selleks kõik, et teda hoitakse ja armastatakse. Nii et eks ta ole siin mitme otsaga küsimus. Ühesõnaga, igal juhul on teile siin kõike ilusasti, näitab edukalt. Siis näitab tööalaseid reisi võib näidata ja võib ka tulla mingisugune väga hea pakkumine. Pakkumine siis tööalaselt pakkumine välismaale või siis kas siis võib-olla ka välisfirmasse, et seda siis tuleb vaadata, et ise te vaatate, mis teil parasjagu tuleb. Aga jah, et välismaale tööle minekut tuleb siin päris paljudel. Siis hästi palju suhtlemist, hästi palju sellist jagamist. Võimalik on ka niimoodi, et kui nüüd need, kes nüüd lähevad kuskile välismaale, et esialgu võibki olla niimoodi, et lihtsam kas kuskile, et lähete, kus on juba keegi siis eestlased ees, et natukene selline kommuuni elu moodi. Aga esialgu aitab see kuidagi seda muudatust lahendada. Aga jah, et valikute ees olemine on, et vanamoodi enam ei taha võib-olla teha ja ei saa, et siis peate tegema oma valikud. Ja näitab ka, et ükskõik mis valikud te siis teete, näitab, et laheneb ilusasti kõik teil. Edu on garanteeritud ja näitab ka teile mingisuguste ammuste unistuste täitumist, et mida te siis varem olete unistanud ja ei ole siis saanud realiseerida, siis nüüd need võimalused teil tulevad. Intuitsiooni tõusu näitab teil ka, nii et usaldage rohkem oma intuitsiooni.
et niikuinii see energiat tõusevad siin planeedil ja intuitsioon kõigil tõuseb, et varsti on niimoodi, et praegustki on juba nii palju, et paljud tundlikumad tunnevad ära, näiteks mina tunnen küll ära, kui keegi mõtleb mu peale, et kui keegi võõras mõtleb või halbade selliste kavatsustega, selline halva suhtes, siis tekib selline natuke selline ebameeldiv tunne sisse, aga need ma tavaliselt saadan kõik ilusasti ära ja kes siis mõtleb, kellega on siis rohkem selline side ja kes mõtleb siis see tuleb mõttesse täiesti ära tuntav ja kes intensiivsemalt mõtleb, siis see ongi intensiivsemalt, siis ma tavaliselt mõtteteel teen temaga kokkuleppe ja siis ühesõnaga, et liiga kaua ei ela keegi oma mõttega kellelgi seljas, et see hakkab muidu segama. Nii et teie ka, et oma intuitsioon teil tugevneb ja te peate lihtsalt hakkama ka rohkem nende asjadega tegelema, et oma energiat siis säilitada ja hoida. Ja siis võib ka selline olukord selle intuitsiooni tõusmisega tekkida, et näiteks niimoodi, et üks ütleb, teine mõtleb, et sa mõtled midagi, partner just parasjagu ütleb niimoodi, mul tekkis selline mõte ja ise mõtlesin, et mul ju tekkis ka praegu selline mõte, aga ma ei jõudnud välja öelda, et vot selline tundlikkus läheb järjest tugevamaks ja kõikidel niimoodi. Aga kuna ma praegu teile jaanuarikuus sündinukestele siin panin huvitav, teil tuleb ka, mis asi see on, segan kaarte nii palju ja ikka tulevad praktiliselt ühed ja samad asjad. Tunnete suhtes tulevad mingid vanad hirmud kerkivad esile, mingid hirmud tunnete eest ja haiget saamise eest, mis on minevikus olnud, aga näitab küll tegelikult ka nende hingehaavade paranemist ilusasti, näitab lahti laskmist, et järelikult see Merkuur, mis praegust retrokraadne on, see tõmbab mingisugused vanad hingehaavad ülesse. Aga ärge sellest hirmu tundke, sellepärast, et see on lihtsalt selleks, et te saaksite neid olukordi parandada, saaksite lahti lasta need hirmukesed ja need vanad haavakesed parandada, sest näitab, et te suudate seda ja siis te lähete oma teekonnal väga ilusasti edasi ja siin näitab, et teie ellu tuleb ilusasti siin armastust, kirge, mingisugused takistus, korra viskab mingit takistust, ma vaatan, mille pealt. Okei, et kui on, et tulevad mingid takistust kusagil teel, siis muidu tavaliselt ma ütleks niimoodi, et valige mingi teine tee, et ei ole mõtet punnitada, aga kui need takistused on kergemad, siis te ületate need takistused ilusasti, aga kui tunduvad liiga rasked, siis jätke see sinna paika, siis valige tõesti mingisugune teistsugune teine tee, aga universum on teiega, toetab teid ja näitab ka, et mingi etapp elus on teil lõppenud ja selle kaardi tähendus on just niimoodi selle, et olete läbi tunnete ja raskuste tulnud, elus on igasuguseid katsumusi ja raskusi olnud ja olete siis selle õppetunni ära õppinud ja olete siis uude etappi oma elus jõudnud ja nüüd näitab, et saate ise luua kuidagi paremuse poole, nii et vanasid karmasid enam kaasa ei pea vedama endaga. Ja muidugi ka see siin kaart on juures, mis ma tõmbasin siin soovituseks, näitab seda, et kui te olete ise nüüd teinud oma need paranemised kõik, siis olete ka täiesti valmis aitama teisi, kes on samasuguste hingehaavakestega kokku puutunud ja te oskate neid palju paremini mõista ja olge julgelt neile teistele ka abiks sellistest olukordadest läbi tulemisel. Nii, vaatame siis, mis siin veel, mis näitavad need kaardid. Niimoodi, nõnda, et tagant taustast paistab, et väljas on veel päris valge, tegelikult läheb päris hämaraks. Nii. Jõuame ära panna küll need kaardid. Nii, teile nüüd jaanuarikuus sündinukas, teie, kes te nüüd olete siis oodanud ka seda lapse teadet, lapse saamise teadet, siis teile ka väga paljudele see teade ilusasti tuleb. Niimoodi
siis lähete partnerlussuhteid siin ikkagi suhteliselt, see universum toetab ilusasti, et teile on justkui tee sillutatud ilusti ja kellel on siis südamega tõesti neid valikuid on niimoodi oma südameteekonnal, siis te lähete ilusti oma valikute suunas, teete oma südame järgi otsused ja liigute sellesse oma soovitud suhtesse ja soovitud punkti. Niimoodi, siis on, mis teil veel on, et jah, mingi vanad eesriided, vana elu on läbi, et tagasiteed teil mingisse vanasse olukorda ei ole, teil on ainult ja isegi ei pea mõtlema, et mingisuguseid ebaõnnestumisi on, siin näitab niimoodi, et see edasine teekond, mis teie elus siis tuleb, et see on juhatatud, valgustatud ja paremuse poole. Niimoodi, tunnetes on natukene küll sellist sutsukene, noh ei ole mingit tormilist merd ei ole ja midagi, vaid on selline, noh selline tavaline vaikne liikumine ja näitab ka seda, et kui mingisuguseid sutsukene mingisuguseid muresid tuleb, siis niisama kiiresti nagu need tulid, niisama kiiresti nemad ka lahenevad. Siis hästi töökas kuu tuleb teile, et koostoimetamist, pereväärtused kasvavad, lähevad suuremaks ja te peate olema hästi aus, et te ei saa enam isegi teha halva asja juures head nägu, sellepärast et lihtsalt teie enda intuitsiooni tõusmisega seoses on see, et te näete teisi läbi nende mõtteid ja kavatsusi ja tundeid ja sama on ka teie puhul niimoodi, et teil tuleb olla hästi selline aus ja avatud. Et võib-olla natukene teile võib tekitada see tunne, noh, see võib olla teie jaoks liiga teistsugune, kui te ei saa enam, ühesõnaga te ei saa enam maski kanda, et te peate olema teie ise. Nii, näitab, et suurelt julgelt tuleb unistada, puhkust võtate endale ka niimoodi, et aja maha ja saate ilusasti puhata. Nii, vaatame siis selle universumi sõnumi ka ära teile, mida see universum siis teile tahab öelda. Niimoodi. Nõnda, nii. Kuna väljas on juba nii palju pimest, teeme jälle prillide vahetust. Nii, nõnda, vaatame. Ahah, niimoodi. Ühesõnaga, et murke takistused enda ümber ja liiguge oma see rõõmu ja õnne suunas, et kui on nüüd olnud teil kellelgi teist sellist takistusi ja raskemat aega, siis näitab, et nüüd saate liikuda rõõmu ja vabaduse suunas. No vot, niimoodi, ma võtan teile ühe sõnumikese veel, vaatame. See on küll tore, ühesõnaga aktsepteeri ja armasta iseennast ja lase ennast üllatada kingitustega. Niimoodi, et mingeid meeldivaid üllatusi tuleb teile. No vot niimoodi, et siis sellega saime veel siis sellele juulikuu ennustuste lugemisele tiiru peale tehtud ja soovin teile hästi ilusat suve jätku. Siis nagu siin näitab ka, et võib tulla siin mingisugust reisimisi ja tööpakkumisi välismaa suunas, siis võtke oma pakkumised ilusasti vastu. Ja kui on kartus natukene, et ei tea, kuidas partner sellesse suhtub või niimoodi, et te saate ilusasti kokkuleppele ja võib-olla ikka, et tulevad need muutused, teete siin koos. Niimoodi, et
kõige ilusamat teile ja kui tahate minuga ühendust saada, siis saate mulle kirjutada isiklikku Messengeri Maila Paalmäe või siis vaadake, leiate mu telefoninumbri ka, kui tahate helistada. Et siis leiate telefoninumbri Facebooki lehelt Müstiline maailm. Et sealt saate kõik näha, missuguseid toimetusi keegi teeb seal. Nii et ma ei ole seal üksinda. Vot, aga kõik ilusat teile. Nii.